kaunist esmaspäeva hommikut. Kui lähed täna? Hanna ema juurde. Kuhu juurde? Lähen Hanna ema juurde. Ahah, kas hambaarstitädi juurde? Jaa. Igatahes jaa, Nikolas ja Nils suunduvad praegu siis laste hambaarsti juurde. See on see, mis peab enne 4. eluaastat tehtud olema. Ja ma olen 95% veendunud, et ta ei tee seal esimesel korral suud lahti, mis pidi olema ka täiesti normaalne. On tulemas selline üsna videoprojektidele keskendunud nädal. Nii et ma mõtlesin, et ma siis lisan ühe videoprojekti siia veel juurde ja vlogin ka. Pole midagi, suvi tuleb, ilm on ilus vähemalt. Nii et toimetame. Poisid on kohe hambaarsti juures tagasi jõudmas ja nii palju, kui ma infot sain hambaarsti kabinetist, siis Nikolas isegi 3 sekundiks oli suu lahti teinud, mis on täiesti super uudis. Ja saime teada, et mingid suuri nähtavaid auke igatahes ei olnud, mis on väga-väga tore. Ja mina lähen ruttu jooksmas ära, sest et kohe kui nad tagasi tulevad, siis ma pean Nikolas üle võtma, sest täna meil lasteaedapäeva ei ole. Ma olen siin nüüd natuke jooksnud oma nende New Balance'i tossudega, mis ma eelmises vlogis näitasin, mis ma just ostsin. Ja need on üli kerged, hästi paksu tallaga, mõlemad poolt sellised megafoomid. Ja mulle praegu on nad väga hästi sobinud igatahes. Esmaspäev on vaikselt õhtusse veerenud ja ma ei tea, mis värk on, aga mul reaalselt iga esmaspäev päev läbi pea valutab. Ma arvan, ma nii räigelt nagu mõtlen üle selle osas, et mis mul terve nädala jooksul on vaja tehtud saada, kus, kellega, mis projektid, et mida nagu päev edasi, seda chillimaks mul olemine läheb. Ma teeks kohe kõik seda ära, kui võimalik oleks. Nii et ma tuleks kohe kõik alast ära nagu. Aga no ei saa nii. Ei käi niimoodi. Töö tegemine. Pärnpuu märk on seal peal või? Näed, suvi. Näita. Näed, siin. Sinu pühendumist on märgatud. Aitäh, et oled jaganud Eesti inimestel rahatarkust ja innustanud neid tegema targemaid tarbimisotsuseid. Tunnustust väärt. Mida? Tulen mina siis jooksmast ja meile on saabunud tort Svetmargalt. Nii et, oota Nikolas, ristik heinakohvikust. Teeme lahti. Oi, kui põnev. Kui armas moosikatega tort. Aitäh Svetpank, hea kohe. Peale jooksmist väike tort. Tere kaunist teisipäeva hommikut. Kell on 10 saanud. Poisid on läinud tööle lasteaeda. Ja mina panen ennast ka praegu tööpäevaks valmis. Täna on siis selline tore päev, et selle nädala videoprojektid lähevad täiega käima. Me hakkame Lottaga täna filmima Sportandi YouTube'i kanalile siis Howl Sistersi suvehooaja esimest videot. Ja meil suvel on plaanis väga ägedad videod, nii et ma olen üli elevil selle pärast. Suvi on üldse nii tore aeg, sellepärast ma olen ka väga elevil. Aga ma täiega stragelin siin praegu, sest et ma ei ole ammu kodust väljas filmimas pidanud käima mõnele brändile. Ja esiteks ma panin siin mingi, no ma ei tea, üle poole tunni üritasin ripsmeid peale saada. Kunstripsmeid ma siis kasutan vahel, kui on vaja filmida. Lisaks ripsmete stragelin ma ka täiega oma põhja nagu normaalseks saamisega, sest ma olen kasutanud tükk aega tegelikult ainult mineraalkosmeetikat. Lili Lolo oma, mul tuleb nendega siin suvel koostöö ja ma olen nüüd hästi pikalt neid katsetanud ja ma olen nii harjunud selle mineraalkosmeetikaga ja ma mõtlesin millegipärast täna, et okei, ma proovin vahelduseks nagu teist põhja teha, ehk siis kreemtoodetega ja no ma ei oska nagu enam üldse neid blendida. Aga nüüd nad on juba näos, nii et me peame sellega ikkagi minema. Rääkides koostöödest, siis ma saan teile ka öelda kohe, et kui te otsite üles minu Instagramist selle pildi, siis te saate osaleda Apple AirPods 2 giveaways. Nimelt mul on siis Elisa raamatuga koostööprojekt, selline väike lugemisväljakutse ja kommenteerid siis selle pildi alla ühe lause ühest nendest 5 raamatust, siis sa osaledki AirPodside giveaways. Nii et praegu sul on veel seda aega teha. Ma arvan, et suve alguse videoks sobib süke valge kleit, väriline ketas.
SD-kaardi lugeja, telefoni otsik, kaamera laadija, lisaaku, statiiv, mille peal te praegu seisate, valgus, kaamera ja läpakas. Ja siis lähme võtame lata peale. Oh my god, mul juhtus just nii vastik asi. Ma olin poolel teel juba lota juurde, kui ma avastasin, et mul näitab bensiininäidik 5 kilomeetrit, et mul on veel 5 kilomeetrit sõita. Ja ma teadsin, et mul ei ole lähema 20 kilomeetri jooksul nagu tulemas mitte ühtegi bensukat. Ehk siis ma pidin kodu poole tagasi sõitma, mis oli ka mingi 10 kilomeetri kaugusel ja kuskil poolel teel läks mu näidik 0. Nii et mu näidik on 0 ja mu käed värisevad, aga ma jõudsin bensukasse. Reaalselt nagu. Kui sa oled naine, siis sükst asjad ajavad sind paanikas, okei? Nii et nüüd hakkan tankima. Ja sellist viga enam mitte kunagi ei tee. Siit tuleb meie fashion guru. Nii, how's the mood? Very good, thanks for asking, very good. Valmis alustama uut hooaega. Me oleme saabunud Viru Keskuse katuseparklasse ja suundume kohe Sportlandi oma videot jätkama ja samal ajal kui me sõitsime, siis me nagu skautisime igast kohti ka, kus meil on vaja täna pildistada selle video jaoks. Nii et see vlog läheb kindlasti üles ennem kui see video, nii et siis te näete, mis saab. Siis te näete alles sealt Sportlandi kanalit, et mida me siin jukerdame ja kuidas me seda suvehooaega alustame. Oh boy, need challenge'id alati venivad meil palju pikemaks, kui me alguses planeerisime. Sest otsimist on alati tohutult palju poes. Loota peale mu väljub tohutu kaubakogusega Sportlandist lõpuks. Juhu! Ja nüüd edasi filmima. Ma mõtlesin, ma näitan teile natuke kaadritaguseid, et meil on siin mingid outfitid, mida me hakkame pildistama ja nagu stiliseerima. Ja mul on siuke bucket hat peas, on ju. Aga et see bucket hat ei läheks meigiseks, siis mul on siin bucket hati sees tükikene paberit. Ja siin paketati taga on üks silt, mis mul on ära peita, nii et see läks teibiga mütsi külge. Kell on vahepeal saanud 4, ma just jooksin Lotta juurest autosse ja nüüd jookseme edasi Nikolase lasteaeda piknikule. Yes, tas lõpuks jõudsime koju, mis see kell on meil? 19.40. Nagu pikim päev ever. Meil on siin piknikust igast toitu alles ja... Tea, mida Allikeiga on tahan. Neid komme. Muidugi, sa tahad neid komme. See nädal on mingite väga huvitavate pakkide nädal, sest et juba on saabunud 3 pakki, millest mul ei olnud aimugi. Nädal alguses me saime tordi, eks ole? Siis, mis me nüüd saime? Nüüd me saime Rahvaraamatult sellise raamatu nagu Pilveteel ja need raamatu saadetised on alati nii toredad, sest meil tõesti kulub väga palju raamatuid. Nii et väga tänulikud oleme. Meile saabus ka pakk sellised brändid nagu Hugo Baby, mis on ühe Nikolase beebigrupi ema bränd ja ta teeb siis laste tooteid. Kõik on väga looduslik, kehaõli ja putukate sprei. Aitäh! Meil on sama suur. Ja ta on sama suurus, vaata kui hästi need lõhnevad. Aga minu päev jätkub loomulikult väikse söögi tegemisega. Nüüd ei ole pool süüa täna. Ma ei tea. Ma arvan, et me teeme täna ühe chili con carne. Sobib? Sobib. Ei sobi. Meie chili con carne poiss sai valmis. Ei näe just kuigi nagu apetiitne välja, aga see on hea, luban. Siin on siis veisehakliha, valge toad sellest tomatikastmest, tomatipasta, riivid, porgan, igast maitseained ja riis. And it's really good. Vahepeal on koju saabunud ka Champion. Räägi siis, mis sa kõik ära tegid? Muraste nädala mängu discgolfi harrastajate algajate divisioni esikoht. Küll oli pikk ja lohisev nimekiri, aga peaasi, et esimene koht. Tere kaunist kolmapäeva hommikut. Me oleme nüüd teel hambaarsti juurde ja seekord lähme tarkusamba niite eemaldama. Kui ma suudaks veel välja mõelda, kus me kõik võtmed ja asjad on.
eelmine nädal käisin siis ühte tarkushammast välja tõmbamas ja et hammas tuli väga kiiresti välja, sest nad on täitsa mul nagu välja kasvanud. Ja ta oli siis eelviimane mul ja viimane nüüd läheb ka ilmselt äkki järgmine nädal või? Ma loodan, et selle viimasega ma pääsen sama kergelt. Et taastumine oli põhimõtteliselt mingi 1-2 päev. Sellega läks nagu väga hästi. Aga praegu jõudnud teha meiki ega mitte midagi. Sest et lihtsalt tuleb kiirustada. Võtame need niidid välja. Ja siis tuleme koju tööd tegema ja seda imekaunist ilma nautima. Kui suvi läheneb, siis ma nii naudin seda, et reaalselt saab vahepeal käia ilma meigita täiesti. Et sa ei pea nagu oma näoga mitte midagi tegema. Ja ma arvan, kui sa oled naine, siis sa mõistad, kui mõnus ja privileeg see on. Ja mul on muidu ikka näonahk suht selline, et hästi ebaühtlase tooniga, igasuguseid täpikesi ja hästi palju tedretähne, mis mulle tegelikult väga meeldivad, praegu ka väga trendikad õnneks. Ja mul ikka tekib päris palju punne ka. Praegu ma olen ülitänulik sellest, et mul on tegelikult päris heas seisus näonahk. Punnikesi ei ole tükk aega olnud ja ma arvan, et see võib olla 2 faktorist. Esiteks, ma ei ole nüüd tänase päeva seisuga nädal aega mitte ühtegi piimatoodet söönud, sest mu arst soovitas mul teha sükse testperioodi mõndade tervislike komplikatsioonide tõttu. Ja ma olin nagu ikka väga räige piimatoodete sööja. Ja kuna piimas on ju mingi kaseiin ja mis iganes laktoosid, särgid, mis on suhteliselt allergeensed, siis ma arvan, et see võis olla üks põhjustaja. Ja teine asi on see, et kuna ma olen nüüd kasutanud mitu nädalat põhimõtteliselt ainult seda Lili Lolo mineraalkosmeetikat, see ei ole praegu mingi paid ad, lihtsalt ma ei ole nagu varem kunagi mineraalkosmeetikat kasutanud ja see on ju nagu ülipuhas kõikidest nendest mingitest lisaainetest ja millest iganes ja ma ei tea, vegan ja cruelty free ja kõik siuksed asjad on ju. Et ta on su näonahale nagu ainult hea, siis ma arvan, et see võib siin ka nagu päris suur faktor olla. Tagasi, niidid väljas. Viimase ning potentsiaalselt halvima asjani, mis vana mehega sõbrustama hakates võib juhtuda. See roboti hääl on nii haige lihtsalt. Aga kuna me ei ole oma Mihkel raamatuga ikka veel lõpuni jõudnud, siis mõtlesin ma vahepeal kuulan seda ka, siis saan natuke kiiremini sellega ühele poole, sest mul on seal juba mitu järgmist raamatut, mis ootavad minu tähelepanu. Aga mis me siis täna teeme, on see, et täna on vaja mul filmida üks videoprojekt ühe koostööpartneri jaoks. Aga kuna ilm on lihtsalt imeline, siis me kõigepealt teeme endale ühe kohvikese. Ja teeme päiksekäes ja kohvipausi. Ma olen sattunud päris kehvakese probleemi ette. Mõtlesin, et saan alustada siin mõnusasti oma tööpäeva, filmida oma tänase projekti ära ja enne seda teha väike research interneti avarustes. Ja siis tuli välja, et meil on kodus ja üldse siin terves meie külas mingi interneti katkestus täna, nii et mul ei ole ei Wi-Fit, ei toimi ka 4G. Ja see tähendab seda, et ma ei saa mitte midagi teha ja ma ei saa minna ka kuskile kohvikusse, et seal edasi toimetada, sest just täna on mul selline töö, kus mul on vaja kodus seda filmida. Mulle ei meeldi, kui juhtuvad sellised asjad, mida ma ei saa kontrollida. Oh my god! Meil lendas lind tuppa. Oh my god! Päriselt ka nagu... Mida ma nüüd teen? For real, miks siuksed asjad juhtuvad täna? Linnud on nagu õues palju normaalsemad kui toas. Oppi. Mine välja! Palun mine välja! Seal on aken, please! Meie täiesti segane päev on keeranud uue lehekülje ja lind lendas välja, internet hakkas tööle ja ma sain oma video filmitud. Filmimise järgselt on muidugi mingi mõnus mess lihtsalt. Ainult mingid karbid ja pudi ja sodi ja
et nüüd tuleb koristama hakata. See nädal ei anna meile loomade rünnakute osas armu, sest et ma tulin jooksmast ja nägin, et mingi saba läks külmkapi alla. Ja siis ma nägin, et see on mingi uss ja ma olen täiesti juba mingi paanikataki siin saanud. Seisan köögisaare peal, allapool julgenud tulla. Nils tuli töölt koju ja me üritame siin mingite inimestega telefoni teel aru saada, mis tegema peab, kas see on nästik või rästik. Ja ma lihtsalt tahaks ketti panna selle peale, sest et see on väga rõve. Ühesõnaga jama on jah selles, et Eestis on üks mingi maaekspert ja ta asub Võrumaal. Nii et temast meil ei ole kasu. Oota, las ta läheb. Oh my god. Täiesti lõpp. Ta on ikka väga suur. Kell on saanud vahepeal 6 õhtul ja mul on selline tunne, et ma pean selle vlogi siinkohal ära lõpetama. See nädal on muutunud lihtsalt täiesti nagu vaevu saan hakkama sellega. Praegu ma olen siis teel kogu oma filmimisvarustusega taas kord Lotta juurde. Me jätkame seda Sportlandi videot, mis me nädala alguses alustasime. Ja mul on sellest päevasest teemast, mis siin kõik meil kodus toimus, sellest anxiety'st, mul täiega vastik süke rinnus on jumala nagu valus ja süke ebamugav on hingata. Nii et ma olen ostanud talle midagi head süüa ja lähme teeme selle pika filmimisõhtu veel siia tänasesse neljapäeva ära. Ja teiega ma jätangi siinkohal praegu hüvasti ja näeme juba varsti jälle järgmises videos loodetavasti natukene vähem ekstreemsete sündmustega. Tšau!